Kõige raskem on ettevõtlusega alustamise puhul see moment, kus sa pead ära otsustama selle, et kas nüüd ma hakkan midagi tegema või mitte. Sul võib olla ideid väga palju, sul võib olla neid ikka lõpmatu hulk, aga idee lõpuks tegelikult ei maksa. Maksab see, et sa hakkad seda nagu teostama. Aga jah, kõige raskem hetk on ikkagi alustada. See julgus teha midagi ära. Meil oli vaja motivaatorit, sest tegelikult ettevõtlusega ja niimoodi vaikselt kuskilt nokitsedes on üsna keeruline kõikide nende teiste tegevuste kõrvalt, mis sul veel on. Et me oleme ju hariduselt mõlemad abikaasaga näitlejad ja mul on veel üks teatriasjandus ja pluss veel igasugused teised huvitavad pakkumisi, millega tegeleda. Siis oleks vaja nagu sellist keskkonda, kus inimesed reaalselt äridega ja just nagu loominguliste äridega tegutsevad. Et seal saaks seda indu, seda informatsiooni, kuidas tegutseda ühe väikse loomeettevõtlusega ja nii loomeettevõttega ja nii edasi. Et see oli see, miks me tulime inkubaatorisse. Ja siiamaani ütleme, et on olnud see edukas siin olemine, et oleme saanud infot, kontakti ja julgustust, et oma asjadega edasi tegeleda ja kuidas oma äriga edasi tegeleda. 6 kuu jooksul on inkubaator aidanud mind sellega, et aru saada, et kui mastaapseks saab minna, et aru saada sellest, mis on minu ettevõtte perspektiivid ja just nende perspektiivide nagu ütleme sõnastamine ja arusaamine, kuhu ma liigun ja ei ole mõtet sihtida kõiki maailma asju, vaid on natuke selekteerida, kuhu sa oma jõudu tahad suunata ja nüüd sinna lõpupoole, ütleme selle 5. kuu ja niimoodi on nagu läinud ka need lektorid, kes oma nii-öelda nõuandeid jagavad, on läinud päris huvitavaks, nii et ütleme, kvaliteet on tõusnud selle poole aasta jooksul ja mulle see nagu meeldib, et ootan huviga, mis järgmise poole aastat tuleb.